Kätte on jõudnud 3. nädal, see tähendab seda, et vastavalt endale seatud väljakutse reeglitele tuleb teha 3 videot nädalas. Ja olengi täna tulnud siia selleks, et rääkida, kuidas mul on sellel väljakutsel läinud, mida ma sellest arvan, mida ma olen õppinud ning kui tõenäoline on see, et kui ma lähen Camino Frances matkale, et ma tõesti suudan teha iga päev ühe video. Kui muid mõtteid ei ole, tuleb kätte võtta märkmik ja pastakas, istuda maha ning mõelda, millest me siis selles videos räägime. Sissejuhatuse osa on olemas. Siis räägiks sellest, miks ma omale sellise eesmärgi seadsin. Siis jätkaks sellega, et kuidas mul esimesed 2 nädalat on läinud. Siis räägiks sellest, kuidas järgmised 2 nädalat suudan teha 3 videot nädalas. Ja siis lõpetaks nende mõtetega, kas ja kuidas näeb välja plaan, et ma suudan teha Camino Frances teel olles iga päev ühe video. Ja vot, selline see plaan siis tänaseks saabki olema. Otsime nüüd iga selle sektsiooni jaoks eraldi koha, kus me seda üles filmime ja proovime. Ega ei juhtu ju mitte midagi, kui ennast sinna ebamugavasse olukorda ei pane ja lihtsalt ei tee ära seda, mis on endale eesmärgiks seatud. See, et ma sinna matkale lähen, selle ma otsustasin ära juba vahetult enne uue aasta algust. Plaan oli selline, et ostan omale aasta alguses siis selle vajaliku videovarustuse, mida mul ei olnud, ja et siis mul on 5 kuud aega harjutada ja teha erinevaid videosi. Esimese video tegin ma ära võrdlemisi värske motivatsiooni pealt. See oli küll ebamugav, aga kuna motivatsiooni tase oli niivõrd kõrge, siis selle tegemine ei olnud probleem. Sealt edasi tegelikult järgmised 3 kuud ma tegin neid videosi, aga ma ei pannud neid ülesse, sellepärast et mul ei olnud selgelt aru saama, mis on see video stiil, kellele ma neid teen. Kui ma neid töötlesin, siis iga selline väikene asi, mis ei läinud, hästi kokku, oli montaažis eriti selgelt näha ja tekkis tahtmine kogu aeg salvestada uuesti, et see ei ole piisavalt hästi, siin ei ole heli okei, nii edasi, nii tagasi. Ja ma tegin 3-4 erinevat videot, mis olid mul mingil kujul küll olemas, aga ma ei suutnud viia neid kordagi sellisele maale, et ma nüüd panen need YouTube'i ülesse. Viimane päris selline selguse hetk tuli 3 nädalat tagasi, kui ma otsustasin, et ma lähen rabamatkale, ma seal filmin, pärast panen selle materjali ülesse ja vähemalt mul on teema, millest rääkida. Ma filmisin seal 1,5 tundi, võib-olla isegi 2. Ja pärast, kui ma hakkasin seda kokku panema, siis selgus, et mõnes kohas oli heli jäänud küsitavalt peale, mõnes kohas tahtsin kasutada pilte loodusest, küll aga taipasin, et olen oma heliga rääkinud midagi täiesti seosetut sinna peale, mida ei tahaks kasutada, küll aga ei saanud eraldada enam looduse helisi. Siis vastupidi, tekkis see küsimus, et okei, videomaterjal küll on, aga mida sinna peale rääkida. Ja siis ma taipasin, et see ei saa mitte kunagi tegelikult töötada, et ma lähen ja filmin 1,5 kuud järjest ja tulen tagasi ja siis alles hakkan seda videot kokku panema. Ehk ainukene viis, kuidas ma suutsin välja mõelda, et üldse sellest mingisugust asja saaks, on see, et ma pean seda tegema, kui mitte iga päev, siis vähemasti üle päeva ja saama seda vahetut tagasisidet, saama seda kogemust ja ainult sellisel moel saab olla see realistlik. Ja siis sealt tagasi vaadates jõuamegi sinna omale seatud eesmärkideni, et miks ma seadsin omale eesmärgiks, et 2 nädalat teeme 2 videot nädalas, siis järgmised 2 teeme 3 videot nädalas, siis kasutame ainult telefoni
Ja selleks hetkeks, kui sinna matkale on minek, siis loodetavasti on olemas need oskused, mida ma seal olles omandama ei pea, sest siis on juba väga-väga keeruline. Nüüd on esimesed 2 nädalat tehtud, 3. nädal on algamas ja selline tõsine motivatsioonikriis on sellepärast, et nii kerge oleks ju loobuda. Ja kõik inimesed, kellega ma sellest räägin, et nüüd on 3. nädal, 3. video, siis väga palju tuleb seda tagasisidet, et no aga peaasi, et sul endal lõbus on. Ei ole ju oluline, et kas sa teed seda 3 videot nädalas. Ja siis see hakkab peas mängima ja ketrama kogu aeg, sellepärast et nii lihtne on loobuda endale seatud eesmärkidest. Ja ma saan aru, et teised inimesed tahavad head ja mõtlevad, et miks sa paned ennast sellisesse olukorda. Aga probleem on selles, et see aitab teha selle loobumise niivõrd palju kergemaks. Ja tegelikult keegi neist, kes seda soovitust annavad, tegelikult ei tea seda, et see ebamugavus ongi eesmärgi ja enesearengu nimel. Ja see loobumine ei aita sellele kohe üldse mitte kaasa. Esimene avalikult tehtud video oli see, kus ma seadsin omale selle eesmärgi ja kõigi julgust ja kiuste postitasin selle Facebooki. Mul ei olnudki mingisuguseid ootuseid, küll aga milleks ma valmis ei olnud, on selliseks ülipositiivseks tagasisideks. Ma arvan, kui ma täna lähen seda postitust vaatama, siis seal on üle 100 erineva positiivse reaktsiooni erinevatelt inimestest, kes tegelikult elavad mulle kaasa ja mitte ükski nendest ei pööranud tähelepanu nendele puudustele seal videos, mis mind ennast häirisid. Küll oli see kõne selline robotlik ja maha loetud. Küll see kvaliteet ei olnud võib-olla selline, milline oleks ise tahtnud, et selline sisemine perfektsionism on väga kerge esile tõusma. Ja tegelikult tagasi vaadates see oli ainuõige tegu teha see avalikuks, sellepärast et see on nüüd see, mis annab seda motivatsiooni ja ei lase omale seatud eesmärkidest lihtsalt loobuda ja neid vaiba alla pühkida. Sest olgugi, ma tean, et kõik need 100+ inimest ei vaata kõiki neid videosi ja ei ole subscribe inud sinna YouTube'i ja ei näe neid videosi oma feed'is ja võib-olla ei pane tähele, kui ma siin 1, 2, 3 nädalat neid videosi ei tee. Aga mina ju tean, et ma olen lubanud, ma tean, et nad on näinud ja reageerinud ja sellel hetkel, kui mul on raske ja mõtlen, et kurat, et ma ei viitsi, siis tegelikult on see avalik vastutus, mis sunnib leidma seda motivatsiooni ja sisemist jõudu ja tegema selle järgmise video ära. Ja tegelikult nii ka praegu. Mõned tunnid tagasi, kui ma kodus olin, siis ma väga pingsalt mõtlesin selle peale, et kas ma loobun, millise video ma teen. Ma ju ei viitsi, ma ju ei taha. Aga nüüd, kui ma olen siin ja filmin seda, siis enam ei ole seda tunnet, et ma ei taha, vaid nüüd on juba vaikselt asi läinud käima, idee on olemas, mõte on olemas, esimesed klipid on juba salvestatud ja siit edasi tegelikult on väga lihtne. Ehk mu mõte on see, et kui seada omale sellised suured eesmärgid, siis tegelikult see avalik vastutus ja kaasaelamine ja positiivsed mõtted on tegelikult see edasiviiv jõud, mis aitab minna nende eesmärkide saavutamisega järjest kaugemale ja kaugemale. Teine video oli sellest, kuidas DaVinci Resolve'is luua subtiitreid. Tänaseks ma tegelikult olen jõudnud arusaamisele, et see subtiitrite lisamine, isegi kui kasutada AI-d, mis loob need subtiitrid automaatselt, võtab ikkagi niivõrd palju aega, et selle vajalikkuses tuleb päris põhjalikult ennem veenduda, et kas see kõik on seda väärt. Ma arvan, et ma selle video tegemise lõpuks ma sain aru, et ma olen sellele asjale lähenenud täiesti valesti ja tegelikult on palju lihtsam teha videot teemas, milles sa oled 100% kindel, et see on mõistlik, mida sa õpetad. Sest see võttis lihtsalt meeletult aega. Ma arvan, et see oli üks reedene video. Ma hakkasin seda esmaspäeva õhtul juba kohe tegema
teisipäev, kolmapäev, neljapäev ma tegin seda pärast tööd õhtul kella 6-st kuni, ma arvan, öösel 2-3-ni. Sain selle video tehtud. Lõpus mõistsin, et tegelikult see, mida ma rääkisin ja kogu see aeg, mis ma sinna panin, ei olnud mõistlikult kulutatud. Ja täna tegelikult on sellel videol võrreldes kõikide teiste videodega vaata et kõige vähem vaatamisi. See on niivõrd spetsiifiline ja tegelikult ma saan aru, miks inimestel, kui neil ei ole seda konkreetset probleemi, siis miks see ligi 30-minutiline video neid sellisel moel ei kõneta. Nüüd on see küll tehtud, sellest on õppetunnid saadud, mingisugused tehnilised pädevused ja mis on vajalik just seda, et stiili videode tegemiseks on olemas. Küll aga Camino Frances teel olles ma sellises stiilis videos ei tee ja olen loobunud nüüdseks ka sellest mõttest, et ma pean sinna lisama subtiitrid. Ehk see täitis oma eesmärki, video sai tehtud, kogemusi sai kogutud, küll aga olen õppinud seda, et see ei ole see viis, kuidas minna edasi. Kolmanda video mõte tuli ka võrdlemisi loomulikult. Selleks oli juba 2 videot all ja oli teada, et tuleb teha järgmine. Oli nädalavahetus, ilus mõnus ilm, päike paistis, linnud laulsid. Olime Keviniga kahekesti kodus ja tekkis mõte, et läheks sõidaks kuhugile, filmiks midagi. Sai vaadatud RMK kodulehelt üks natukene huvitavam lõkkekoht. See on purskava allika lõkkekoht. Käisime seal ja teadsime, et lihtsalt sellist B-roll, ilusat pilti ja muusikat võib-olla võib küll teha, aga peaks midagi asjalikku rääkima. Ja tegelikult see oli täitsa mõnus päev just sellepärast, et mina rääkisin kaamerasse, seda küll videosse ei pannud, aga tegelikult ka poiss tegi täpselt neid samu asju, vahetasime mikrofoni, olime kordamööda kaamera ees. See oli selline mõnus isa ja poja vaheline aeg, kus me tegelesime ühise asjaga ja meile mõlemale see meeldis. Mis on huvitav, on see, et sellest videost on saanud üks minu kanali kõige vaadatuim video. Ma arvan, praeguseks hetkeks on seal 230-240 vaatamist. Ja kui statistikat vaadata, siis tegelikult kas ainult 3 või 4 inimest on need, kes on selle videoni jõudnud läbi selle, et nad on olnud varasemad subscriberid või on otse kuidagi nende YouTube'i feedis see video olnud. Enamus on tulnud ikkagi YouTube'i enda soovitustest ja see on täitsa huvitav, et miks YouTube just seda videot soovitab ja mis on siis see, mis me seal videos niivõrd palju paremini tegime. Asi, mis ma sealt õppisin, on see, et sellised populaarsed teemad, kuhu minna perega, mida teha, mis seal ees ootab ja just nimelt RMK, mis on Eestis ülipopulaarne, on võib-olla see teemasegment, millega jätkata. 4. video oli siis sellest, millised on ööbimisvõimalused Camino de Santiago rajal. See eeltöö mul tegelikult oli põhimõtteliselt juba tehtud, sest ma olen kuude kaupa neid erinevaid videosi vaadanud, küll aga ei olnud ma seda selliseks esitletavaks materjaliks formuleerunud. Ehk siis ühel päeval võtsin kätte ja kirjutasin ära kogu selle skripti, kasutasin ka natukene ChatGPT abi, et see ilusasti ära struktuuriseerida. Ja tegelikult salvestamise hetkeks oli teada juba, mida teha tuleb. Istusin maha, lugesin selle teksti sisse ja pärast otsisin YouTube'ist lihtsaid erinevaid vaateid ja videosi, mis siis minu juttu illustreeriks. Kleepisin need sinna videole peale. Põhimõtteliselt jäin ma selle videoga enam-vähem rahule, küll aga oli seal see probleem, et mingisugused vaheteemad oleks tahtnud mingisugust slaidi või pausi, sellepärast et väga ühes jorus läks ühest teemast teise. Aga see oli jälle selline natukene teises stiilis video, mis nõudis teisi oskuseid ja võib-olla kõige rohkem õpetas mind just selles mõttes, et ma saan seal olles filmida palju selliseid taustkaadreid,
erinevatest olukordadest, erinevatest teemadest, mida ma hiljem saan kodus olles kasutada, et rääkida oma juttu ja siis kasutada seda illustreeriva materjalina, et ma ei pea käima YouTube'ist ja kokku korjama teiste inimeste materjale. Ja nüüd me olemegi jõudnud 3. nädalasse, kus peaksin tegema 3 videot nädalas. Ja kuklas kogu aeg on selline mõte, et aga millist videot siis teha, sellepärast et mul ei ole seda aega, et väga palju kulutada oma fookust produktsioonile. Korra mõtlesin, et genereeriks AI-ga mingisuguseid pilte ja räägiks seda lugu, kuidas see Camino de Santiago üldse alguse sai. Aga seal tekib jälle see mõte, et okei, on liikuv pilt, aga mida sinna peale rääkida, mingisugused illustreerivad helid, nii edasi. Siis on veel mõte, et võib-olla räägiks oma varustusest, mida ma sinna kaasa võtan, mida mitte võtta. Aga seal tekib jälle see teema, et ma saan anda edasi küll oma parimad mõtted, aga alati on kahtlus, et kas see, mida ma räägin, on nüüd õige, mis sellest arvatakse. Ja ega ma tegelikult ju väga täpselt ei tea, mida sinna peaks kaasa võtma või mida mitte võtta. Ja siis jääb ikkagi see töötlemise suund. Ehk et tõenäoliselt kõige parem viis, kuidas ma need 3 videot teha saan, ongi see, et ma lihtsalt räägin kaamerasse ja pärast lõikan need erinevad jupid kokku ja kulutan seal postproduktsioonis võimalikult vähe aega selle nii-öelda ilusaks tegemiseks. See aga esitab uue väljakutse ja nimelt see on see, et ma pean tundma ennast mugavalt kaamerasse rääkides ja mul peab olema mingisugune teema, mida sinna kaamerasse rääkida. Täna ma mõtlesin selle teema välja ja just see on see eesmärgid ja kui keeruline on olnud neid järgida ja mis on need mõtted, tunded sellega seoses. Ma ei tea, millised on järgmised 2-3 videot, küll aga ma tean, et need peavad olema mingisuguses sarnases nišis, sellepärast et tegelikult ainult see on see oskus, mida mul on vaja omandada sinna matkale minnes, sest ka seal ma ei tee selliseid õpetlikku videosi, vaid pigem annan edasi oma hetke emotsiooni, mida ma näen, mida ma mõtlen, kuidas mul läheb, mida ma tunnen. Ja seal ma pean samamoodi lihtsalt leiutama need teemad ja nendest rääkima. Ehk et minna sinna koha peale nii, et seda pole eelnevalt harjutatud, võib-olla ei ole kõige mõistlikum. Ja tegelikult see on nüüd üks esimestest videodest, mis on just nimelt sellest samast seeriast, kus mul on kaamera siin statiivi otsas ja ma lihtsalt räägin. Kui ma mõtlen nüüd siit mõned tunnid tagasi, siis algus oli ikkagi natukene kohmetum. Selline stress tuleb sisse ja poole lause pealt unustad ära, mida sa öelda tahtsid, mida oled juba öelnud ja tekib selline tahtmine otsast peale alustada. Nüüd, kui ma olen siin ümber Väätsa lähedal oleva järve siin omajagu jalutanud ja kaamerasse ka rääkinud, siis tegelikult on see muutunud natukene juba mugavamaks, mis tähendab seda, et tegelikult lootust on. Eks siit me jõuamegi selle video võib-olla viimase mõtteni, milleks on see, et väga raske on ennast võrrelda teistega. Ja kui me vaatame Instagrami või YouTube'i, siis me näeme tegelikult väga poleeritud videosi. Ja seal inimestel on juba aastad eelnevat kogemust, mõned ei tee seda üksi. Ja väga kerge on lasta ennast häirida sellest, et aga mina ju ei tee nii hästi. Aga tegelikult see ei olegi üldse oluline. Oluline on see, et sa ise tead, miks sa seda teed. Tuleb seada omale eesmärgid ja lihtsalt nendest kinni pidada, isegi siis, kui see tundub raske. Sellepärast, et kui sa jätad korra 2 tegemata, siis sellest saab harjumus ja siis on nii, nagu minul oli, et aasta alguses seada omale eesmärgi, läheb 3-4 kuud mööda ja tegelikult mis välja tuleb, on see, et mitte midagi ei ole tehtud. Ja tegelikult ongi saanud see ring siin järve ääres lõpu.
mis ma tahan lõpetuseks öelda, on see, et olgugi, et ma ei tee seda vaatamiste pärast, aga ikkagi, kui ma panen video ülesse, siis ma mitu korda päevas vaatan, et kui palju on seda vaadatud, kas on tulnud mõni kommentaar. Ehk et kui sulle meeldib see mõte sellest, et mulle Camino Frances teekonnal kaasa elada ja näha, mis ja kuidas seal juhtub, siis pane like, pane subscribe, jäta mulle kommentaar, anna mulle mõtteid, mis on need videod, mida sa tahaksid järgmisena näha. Ning kui see on midagi, mille kohta ma oskan midagi arvata või mul on midagi näidata, siis loomulikult teen ma seda suurima hea meelega. Buen camino!